Nii, lõuna söödud, siis jätkame. Ja räägime sedakorda andmehaldusest. Need teemad, millest me siis lähemalt räägime, on andmehalduse olemus, siis üldpõhimõtted ja ka andmehalduse riskid ja edasi kvaliteedist. Ja nagu ma lubasin, selle ettekande järel me teeme ühe tõsisema töö. Andmehalduse olemus. Mis see andmehaldus siis on? Mille poolest andmehaldus erineb dokumendihaldusest? Kas üldse erineb? Ja kes tegeleb andmehaldusega? Kes teil organisatsioonis tegeleb andmehaldusega? Nii, ja mis teie ametikoht on? Nii. Ja kui te olete andmehaldur, siis millega te tegelete? Nii. Kas on eraldi dokumendihaldur ka olemas või? Kas nüüd on siis nimetatud andmehalduriteks need, kes enne olid dokumendihaldurid või? Seda ma ei tea. Ma ei tea, kes meil siis Nii, aga millega teie tegelete? Kas ka andmehaldusega? Ahaa. Kas on sarnased nagu siin töö? Ja, et vanasti oli sekretär ja siis oli oluline kohvi keetmine ja nüüd on saanud ameti kõrgendust. Niisama nagu ahaa, see pool on nagu eraldi, okei. Okei, et siis oleks nagu, vabandust, et ma sellise teema nagu võrdluse toon, et siis oleks nagu üks tegeleb nagu loomade söötmisega ja teine tegeleb nagu okei. No selge. No erinevalt on korraldatud, aga kuidas teil on? Kas teil on ka andmehaldur? Mina olen nimetuse poolest dokumendi ja teabehaldur. Ahaa, niimoodi, dokumendi ja teabehaldur. Nii, mis vahe on siis teabel ja dokumentidele? Mille pärast selline kooslus? Ei tea, selline ametikoht tehti, aga selles mõttes, et dokumendihaldus on andmehalduse üks osa, nagu alamosa. Põhiliselt ma ju tegelikult... Kas dokumendihaldus on üks andmehalduse osa? No andmehaldus oleks justkui laiem minu jaoks. Nii, mis teie arvate? Kas dokumendihaldus mahub andmehalduse sisse? Kas ta on väiksem kui andmehaldus? Jah. Jaa, väga õige. Nii, me ju joonistasime seda, just. Aga kus nüüd see, kui me võtame siis teabehaldus ja kus siis see dokumendihaldus ja andmehaldus ja kuidas nad oma vahel? Okei, ma pärast võib-olla näitan teile seda ühte selline ilus skeem on ka, aga ma joonistan siis, kuidas ta umbes nagu on.
jah, meil oli see joonis ju siin, mäletate, see teave oli siis, kui juba andmetele oli lisatud kontekst, siis sai temast teave. Viisime jooned ka sinna dokumendihalduse poole. Et kui me nüüd võtame, mis vahe on, ütleme, 15 aastat tagasi olid igal pool ju dokumendihaldurid, eks, siis oli, ja 20 aastat tagasi, siis oli dokumendiregister, oli see A ja O ja oli dokumendihaldurid. Aga edasi on meil nii dokumendihaldurid kui ka andmehaldurid ja tuli mõiste teabehaldus. Teabehaldus on selline nagu ütleme katus, mis sisaldab nii teabehaldus sisaldab kõiki või hõlmab kõiki kogu organisatsiooni teavet, ükskõik mis kujul see teave on, see võib olla näiteks andmed, siis on andmehaldus. No siis ta võib olla ka dokumendihaldus, eks. No seal on siis veel info, turve ja muud, neid on veel mitmeid, ma pärast näitan seda skeemi ka. No ütleme, paneme siis ka siia juurde, aga see ei ole mitte täielik. Aga vahekord on umbes siis selles, et nad on nagu selle teabehalduse all, need nii dokumendihaldus kui ka andmehaldus. Need on nagu teabehalduse all. Mis siis on andmehaldus? Andmehaldus on organisatsiooni võimekus hallata andmeid varana, et avada organisatsiooni potentsiaal. Ja andmehaldus keskendub siis andmete elutsüklile, mis siis on loomine, hoidmine, kasutamine, säilitamine, hävitamine. Me võime neid natukene veel juurde kirjutada, kui me siin joonistame ta, siis ka me võime joonistada, millega siis see andmehaldus tegeleb. Andmehalduse elutsükkel on siis, hakkab kõigepealt siis loomisest pihta, eks. No siis teda seal mingil hoitakse ja siis kasutamise paneme eraldi siia. Kasutamine, töötlemine, sealhulgas ka siis ka säilitatakse teda. Oleneb, kui kaua seda vaja on säilitada ja kui enam vaja ei ole, siis hävitamine. Et see on andmehalduse elutsükkel on nagu siis selline tervikprotsess ja kui andmehaldus nüüd sellega tegeleb, siis andmehalduse põhisisu ongi tagada see, et need andmed oleksid korrektselt loodud, siis neid hoitakse, kasutatakse, vajadusel saadetakse, edastatakse kuhugi, säilitatakse ja kui vaja ei ole, siis ja kui on vaja hävitada, siis ka hävitatakse nii korrektselt. Ja selle protsessi juhtimisega tegeleb siis see andmehaldus. Et selleks on, et andmed korralikult hallata, peaks olema meil ju ka siis mingid põhimõtted kirjas, kusagil peaks olema mingi andmestrateegia ja usaldusväärsed meetodid ka, kuidas nende andmetega toimetatakse. Ja andmed tulevad meile ju erinevatest allikatest, juba erinevatest süsteemidest. Me täna enne lõunat nägime ju ka seda, kui paljudest erinevatest kohtadest need andmed meile tulevad ja ka isegi ju nutiseadmetest ja sotsiaalmeediast ja kust iganes tulevad need. Aga see andmete väärtus, millest me eelmine kord hommikul rääkisime ka, ei põhine mitte ainult nende allikal,
ega ka siis ainult kvaliteedil ega ka vormingutel, vaid väärtus sõltub eeskätt just sellest, kuidas me neid haldame, mida me nende andmetega teeme. Et see on see oluline. Need vahendid peaksid meil olema, aga see töö sisu, seda ei tee keegi meie eest ära. Nüüd veel andmehaldusest. Andmehaldus on siis kombinatsioon erinevatest osapooltest, kes tegelevad nende andmete haldamisega. Et teeme siin sellise joonise ka teile. Et kui me joonistame nüüd, räägime andmehaldusest ja joonistame siis süsteemi andmesüsteem. Siis see süsteem tähendab seda, ja kui meil on andmesüsteem, siis see tähendab seda, et andmed on süsteemselt hallatud. Andmed on mingis süsteemis. Selle komponendid võiksid siis olla need andmed kõigepealt. Andmed ja siis kindlasti need inimesed, kes nende andmetega tegelevad. Siis on mingid protseduurireeglid, protsessid. Ja siis on tehnoloogia. Nii. Ja kõik need komponendid koos tagavad meile siis selle süsteemi toimimise. Teeme analoogia, me võiksime tuua ka dokumendihaldusega, mis on teile, nagu ma näen, hästi tuttav. Siis me võiksime ka dokumendisüsteem erineb dokumendihaldussüsteemist. Dokumendisüsteem on siis selline süsteem, kus on ka andmed, inimesed, kes sellega tegelevad, on ka need protseduurid, protsessid ja on ka tehnoloogia, eks? Samasugune. Nüüd on meil dokumendiregister, mis, kui nüüd ütleme, oleks siin selle asemel dokumendid ja on dokumendisüsteem, mis on selle registri koht? Kus see register, kuhu me selle registri siin joonistame? Nii, kuhu siin selle peal? Oletame, et me räägime praegu, katame selle kinni, paneme siia asemele dokumendid. Dokumendiregister, kus on? Ja tehnoloogia poole peal. Ja mis koht tal seal tehnoloogia poole peal on? Jah, kui meil see oleneb nüüd sellest, eks ole, milline dokumendisüsteem on. Kui meil on väike dokumendisüsteem, näiteks ma kogun mingisuguse koolitöö jaoks, õpin koolis, kogun koolitöö jaoks materjali, mul on seal mingid dokumendid kirjas või olemas ja ma nagu haldan neid ja siis selle jaoks mul ei ole ju väga suurt tehnoloogiat vaja, ma lihtsalt panen nad ilusasti korda, on nagu süsteemselt hallatud ja mul võib olla see register, ma võib-olla panen need dokumendid küll, panen mingisse registrisse või teen nendes nimekirja, eks, et mul oleks täpselt teada, kus mis dokumendid mul on. Et siis see register võib olla ju päris pisike, võib-olla ühel lehel, eks ole, ma kirjutan isegi paberi peale võib-olla, või teen arvutis valmis endale sellise registri. Aga mida suurem keerukam on süsteem, seda rohkem, seda keerukam on see tehnoloogiline osa, eks. Et sellise koolitöö tegemise puhul seda dokumendisüsteemi ma haldan ilma igasuguse tehnoloogilise vahendit, võin isegi arvuti kinni panna. Aga siis meil on suure süsteemi puhul on meil tarvis korralikku tehnoloogiat ja nüüd, kui meil on selline dokumendihaldussüsteem ehk siis selline tehnoloogiline lahendus, mis haldab dokumente, eks dokumendihaldussüsteem, siis sellise süsteemi funktsionaalsuses on ju ka registreerimine, eks. Ehk siis register on siin.
register on siin siis. Põhimõtteliselt ei oleks vaja eraldi ju rõhutada seda, iga selline tehnoloogiline selline teavet, mis tahes teavet haldav süsteem ju ka toimetab seda registreerimist isegi, järelikult poleks ju nagu eraldi sellele registrile vaja tähelepanu pöörata. Ja nii on ka, ega siis paljudes riikides ei ole sellist registrite ületähtsustamist nagu Eestis on. Eestis kahjuks on see tulnud, ta on ajalooliselt tulnud juba nii Vene tsaaririigi kogemusest kui ka Saksa kogemusest ja siis kokku on saanud selline, et meil on nagu selline registri, me oleme nagu registri usku või juba enne teist maailmasõda oli see nii. Ja on siis meil, kui tehti avaliku teabe seadus üle 20 aasta tagasi, siis oli ju mõte oli üllas, et me kõik, mis avalikus sektoris toimub, kõik avalikustatakse, eks. Kuidas me avalikustame, siis mõeldi nii, et dokumendiregistrid igal pool on. Teeme ühe suure dokumendiregistri ja avaliku sektori dokumendiregistri ja siis ongi kõik avalikustatud. Et see oli selline, tolle aja selline mõtlemine. Et jah, sellist registrit niimoodi eraldi võttes, kui te vaatate nagu teiste riikide dokumendihaldust ka eraldi sellist nagu ei peaks, aga ta meil on nagu nii eraldi võetud. Nii et kui me rääkisime eelmises loengus, Sigrid siin arutas teiega ka dokumendiregistrist, siis see tegelikult mõelge kodus ka selle peale, mis on see register, mis on tema osa sellest. Me jällegi tuleme tagasi sinna see koostalitluse juurde ja selle esimese ülesande juurde, kus erinevad süsteemid koos toimisid ja infot vahetasid automaatselt süsteemist süsteemi. Ja meil on ju ka XD olemas. Et mis on registri ja dokumendiregistri ülesanne? Mõelge kodus sellele, eks? Et järsku tekib mingeid paremaid mõtteid registriga seoses. Nii, aga me läheme oma teemaga siit edasi. Et selge see, et kui andmeid hallatakse, siis andmehaldus peaks olema kindlasti järjepidev, integreeritud ja mõõdetav. Ja andmehaldus tähendab ka seda, et sisuvaldkonnad tegelevad nende andmete haldamisega. Kui varem läheneti asjale niimoodi, et andmed on rohkem nagu infotehnoloogia pärusmaa ja IT-spetsialistid tegelevad nendega, siis järjest rohkem on läinud see sinnapoole, et andmehaldusega tegelevad, sisupoolega tegelevad inimesed või vähemalt on nad kaasatud nendesse protsessidesse. Loomulikult ei vähenda see IT-spetsialistide kaasamise ja töötamise vajadust, vaid just koos tuleb hallata kogu seda andmestikku. Ja eriti, kui me räägime teabehaldusest, nagu siin osades omavalitsustes ka on teabehaldur juba, see tähendabki seda, et juba teavet võetakse nagu kompleksselt ja enam ei piisa siis, kui ainult kas siis dokumendihaldurid tegelevad nende dokumentidega või siis IT-spetsialist tegeleb sellega, vaid kogu organisatsioon peab olema haaratud andmete haldamisse. Ja kui on veel rohkem nagu muu teave juurde, siis seda enam. Miks siis seda andmehaldust meil vaja on? Selleks eeskätt, et need andmed oleksid meil õiged ja oleks võimalik neid leida ja neid saaks kasutada. Ja selle tõttu on andmehaldusel ka pandud paika sellised nurgakivid, et siis, kui me vaatame, siis andmehalduse jaoks nagu
hästi korraldatud andmehaldus tagab kogu organisatsiooni tegevuse ja on kogu organisatsiooni edukuse üks nurgakive. Ja andmehalduses omakorda on teatud sellised nurgakivid, mida peab kindlasti tagama. Et andmehalduse vajadus, seda võiks kokku võtta siis nii, et suurem kasu tekib sellest nii aja kui ka raha kokkuhoid. Ja sellepärast tuleb ka eeskätt just panna paika see, kes ja kuidas ja mis määral ja milliste andmete eest vastutab. Ja paika panna ka strateegia ja tegevuskava. Esimene ülesanne kohe, millega tuleb tegeleda, on see, et tuleb teha selgeks, mis andmehulki on vaja haldama hakata ja seejärel kirjeldada ja katalogiseerida. No see on see, millega me eelmise loengu ajal siin üritasime koos teiega teha. Nägite, see ei olnudki nii väga lihtne ülesanne. Andmehalduse eesmärgid, me saame neid leida ka, ütleme, kui me läheme Euroopa Liidu tasandile, siis me võime neid andmehalduse eesmärke näha Euroopa Liidu andmehalduse strateegiast. Strateegia on välja antud 2020, viimane strateegia ja ka Eestil on oma andmehalduse tegevuskava aastateks 2018 kuni 2022. Hetkel käib siis uue perioodi sellise strateegiadokumendi ettevalmistamine. Seega siis riiklikul tasandil me paneme paika need eesmärgid, mida me tahame saavutada. Ja laiem andmehalduse eesmärk on siis korraldada andmete kasutamist ja kaitset ja tagada, et oleksid kvaliteetsed andmed ja nende kaudu me saaksime paremad juhtimisotsused ja andmepõhised teenused, neid saaks arendada. Ja üldiseks eesmärgiks on siis anda organisatsioonidele juhiseid andmetest täiendava väärtuse loomiseks. See on nii organisatsiooni sees kui ka organisatsioonist väljapoole. Ja peale selle nende strateegiadokumentide on koostatud ka selliseid juhendmaterjale. Üks nendest on siis selline Euroopa Komisjoni toel loodud andmehalduse metoodikaprojekt, Eesti andmehalduse raamistik pärineb siis aastast 2020 ja siin, kui te seda dokumenti vaatate, avate, siis ongi siin enam-vähem, läheme siit kiiremini üles, ongi üles loetud, kuidas ja mida siis nende andmetega peaks tegema ja mida siis taotlema. Nii. Aga mis siis peaks nüüd nagu riigis olema andmehalduse eesmärgid? Milliseid eesmärke me peaksime taotlema? Kuidas tundub? Kui me võtame Eesti riigi, mis oleks nüüd Eesti riigis andmehalduse eesmärgid? Jaa, kindlasti. Ja just, ühekordne andmete küsimine, ja. Kas tuleb veel mingi eesmärk meelde? Jaa, muidugi. Nonii, et vaadake, näete, see ühekordne küsimine on kohe lausa esikohal siin ja sündmusteenused. Mis tähendab sündmusteenus? Jaa, just. Ja see ei ole midagi uut, sellist jalgratast, see oli olemas juba 90. aastatel, mäletan, kui me käisime
kui olid tegemisel, kui Eesti rahvastikuregister arenes ja hakati välja andma või anti juba välja Eesti kodanikupassi ja siis käisime vaatamas, kuidas Inglismaal seda tehakse ja Inglismaal juba siis sündmusteenuseid arendati ja oligi kogu selline reisidokumentide ja isikut tõendavate dokumentide väljaandmise süsteem oli orienteeritud sellise sündmusteenuste peale, et ongi inimese elukaar, eks, ja elukaarele vastavalt inimene sünnib, siis on tal on vaja, eks ole, nimi registreerida ja siis on talle kohe vaja mingeid toetusi, siis ta läheb lasteaeda, on vaja lasteaia kohta, edasi läheb kooli kohta on vaja, siis edasi lõpetab kooli ära, läheb tööle, siis on kogu tema tööeluga vaja tegeleda, siis on elukohad, mis on seotud inimesega, siis abiellumise info kõik. Et jah, ja kuni surmani me võime siis paika panna ja juba vastavalt sellele genereerida neid proaktiivselt neid teenuseid ette, et on vaja mitte nii, et ma sain nüüd, mul tuleb 7-aastaseks, laps sai 7-aastaseks, issand, karahuul, mis ma nüüd teen, kus ma ta kooli panen vaid et kõik läheks rahulikult, et oleks juba nagu ette planeeritud, mida tegema peab. Et kõike seda toetab ka siis andmehaldus ja tagada riigis siis sellised eeldused tuleks, et oleks ühtsete printsiipide alusel loodud sõnastikud, andmekirjeldused, kohe me vaatame, mis need asjad on. Ühtset sõnastikke kasutades andmete sisu mõistmine ja oleksid kompetentsid ja standardiseeritud töövõtted, milleks need sõnastikud nüüd vaja on ja andmekirjeldused. Läheme tagasi, paar joonist tagasi, vaatame, kus me sellest rääkisime. Näete, tuleb tuttav ette, eks, sellest me rääkisime, et koos talitluse jaoks ei piisa ainult tehnoloogiast, vaid on ka semantika ja organisatsioonide omavahel koostöö ja ka õiguslik ja poliitiline koostalitlusvõime peab olema tagatud. Et võt siis selleks, et see info nendes süsteemides olev sisu oleks arusaadav ja kui me rääkisime seda, et andmehaldus peaks hõlmama tervet organisatsiooni ja olema seotud ka organisatsiooni enda strateegiaga, eks, siis see tähendab seda, et piltlikult öeldes tähendab seda, et mina töötan, minu organisatsioon on, minu töökoht on siin, mina täpselt tean selles organisatsioonis, kuidas minu see töökoht ja see minu tööandmetega on seotud kogu organisatsiooni muude andmetega. Ja kuidas need andmed ja andmestikud ka omavahel nagu on seotud ja kuidas nende sisu ühtib teiste andmestikega ja et kõige selle jaoks siis koostatakse selliseid sõnastikke. Me vaatame, räägime nendest veel edasi ja räägime ka õiguse loengus ka. Nii, mis on siis asutuses andmehalduse eesmärgid? Eeskätt just, et oleks andmehaldus seotud asutuse strateegiaga, siis, et oleksid põhimõtted, nõuded paigas, vastutused oleksid määratud, töökorraldus oleks paigas ja kui vaja, siis ka töökorraldust muudetakse vastavalt, kui see ei ole otstarbekas, et me ei ole arvestanud andmehalduse vajadustega. Siis kindlasti kompetentside haldamine, koolitamine, koolitusvajadused, andmete ligipääs, kasutamine, vastutused, mis on siis paika pandud. Terve rida töövahendeid, mida siis nagu kasutatakse. Esiteks selline veebipõhine teadmusbaas,
mis siis võimaldab seda teavet, mis meil organisatsioonis on, keskselt kuidagi kättesaadavaks teha, mitte ei ole nii, nagu ütleme, kui ma jälle meenutan 90. aastaid, kui loodi andmekogud ja neid arendati, siis kui tekkis ka enne veel seda, kui tekkis andmekogude seadus 90. aastatel. Enne seda käis töö nende infosüsteemidega nii, et hommikul tuli IT-juht majja, ta oli öö otsa nagu mõtisklenud asjadele ja tõsiselt mõtisklenud ja siis tuli ja võttis kamba kokku ja ütles, et vot nii, poisid, homsest me teeme nii ja nii ja nii ja nii. Mitte midagi kirja kuhugi ei pandud, lihtsalt kõik oli selles IT-juhi peas ja ta oli väga nutikas mees ja nii toimitigi. Kui IT-juht läks minema ja paraku ta mingil ajal ju läks kuhugi mujale tööle ikkagi, siis kogu see teave, mis tal seal peas oli, sinna see jäigi. Ja väga raske oli seda süsteemi edasi arendada. Vot see oli ka üks põhjuseid, miks see andmekogude seadus tol korral tekkis, et kuidagi oli vaja neid andmekogusid hakata dokumenteerima, midagi kirja panema ja vot organisatsioonis on ka selline teadmusbaas on väga oluline, kus erinevates nutikates peades olev teave kogutakse kokku, et kui juhtub keegi töölt lahkuma, siis oleks see teave majas olemas. Siis mõistete sõnastikud, need on selline andmehalduse töövahend, mis sisaldab siis mõistete kokku lepitud terminoloogiat ja määratlusi ja kirjeldusi ja mõistete seoseid. No me siin ka püüdsime nagu erinevaid mõisteid nagu kokku viia ja võrrelda ja vaadata, kuidas nad omavahel seotud on. Siis ka töövoo juhtimise lahendused, mida võiksid eeskätt just ka suuremad organisatsioonid arendada. Ja siis ka andmehalduse juhtimislaud, andmehalduse jälgimist ja aruandlust saab siis esitada niimoodi tulemuskaardil ja juhtimislaudadel. Me näitasime ka neid juhtimislaua näiteid nii Eestis kui ka Euroopa Liidus eelmine hommikusel loengul. Siis kindlasti ka põhimõtete haldus ja põhiandmete haldus. Põhiandmetest me ka rääkisime, et kui me võtame andmekogud, siis need on need põhiandmed, mis on siis õigusakti alusel ja andmekogu põhimääruse alusel paika pandud, mida siis andmekogu kogub ja nende haldus on ka oluline ja siin on ka ära nimetatud seda, et põhiandmeid asuvad ju asutuses siis mingis ühes kohas, ühes andmekogus, aga neid kasutavad mitmed erinevad infosüsteemid ja kasutavad võib-olla ka teised organisatsioonid. Ja vot sealt tuleb jälle see ühekordse küsimuse nõue, et kui üks andmekogu juba kogub teatud liiki põhiandmeid ja teised organisatsioonid analoogilisi andmeid kasutavad, siis on kohustus kasutada neid sellest juba neid põhiandmetena koguvast andmekogust. Siis andmete info jagamine ja ka andmeturvalisuse tagamine on siis need töövahendid, mis siis andmehaldust tagavad. No andmete haldamisel on oluline siis juurdepääs, muidugi võimalus, et me saaksime nendele andmetele ligi ja hankida ja kasutada neid, just oluline ta sellepärast, et nad asuvad need andmed erinevates kohtades ja me peame omavahel neid nagu siduma ja tagama, et juurdepääsuõigused oleksid olemas ja vajadusel piirangud oleksid olemas ja nii edasi. Andmete integreerimine on siis ka vajalik, et me saaksime mingit ühtseid tulemusi. Ma lähen natuke kiiremini edasi, et meil jääks aega selle töö jaoks.
andmete kvaliteet, et on kõik need toimingud, mille käigus siis tagatakse, et andmed oleksid täpsed ja ette nähtud otstarbel kasutatavad. Edasi andmehalduspoliitikad, just need selline reeglistik, et mis määrab ära siis selle, kuidas te oma organisatsioonis neid andmeid haldate ja mida selleks teete. No siis ärisõnastiku kasutamine, koostatakse neid sõnastikke põhimõtteliselt niimoodi, et me teeme nagu valdkondlikud sõnastikud ja siis teeme nagu sellised ühised ärisõnastikud ja me võime ärisõnastikke teha ka need äriprotsesside alusel ja siis siduda need valdkondlike sõnastikega. Et on nagu selline ühtne süsteem. Andmete ettevalmistamine analüütika jaoks. Nüüd veel üks termin. Kui me rääkisime andmehaldusest ja teabehaldusest ja dokumendihaldusest, kuhu me nüüd selle andmetöötluse asetame? Kas see on sama, mis andmehaldus? Mille sees? Tubli. Ongi. Ta on siis mis? No see nimi juba ise ütleb. Just see mingi manipuleerimine, mis nende andmetega tehakse. Ja andmetöötlus ongi siis andmete sihipärane toimetamine, mille eesmärk on teadmiseni jõudmine. No me võime ka keerukamalt seda eestada, aga põhimõte on see. Jah, ta on siis üks osa andmehaldusest, mis töötleb neid andmeid. No probleemideta andmetöötlus, selle olulisemaks põhimõtteks on siis, et vastaks kõik nagu õigusaktidele, oleks seaduslikkus ja andmeid töödeldaks eesmärgipäraselt. No õiguslikud alused võivad tulla erinevatest kohtadest, kas siis mingi lepingu täitmine või siis mingist õigusaktist tulenevad või siis on ka nüüd arvestades isikuandmekaitse üldmäärust tuleneb ka siis vabatahtlikust nõusolekust, mida inimene siis annab oma andmete töötlemise jaoks. Ja oluline on just siis turvalisuse nõue ja tagada ka siis läbipaistvuse nõue. Näitan teile ära ka, et Andmekaitse Inspektsioon on teinud ühe toreda juhise, mida kindlasti soovitan vaadata. See on isikuandmetöötleja üldjuhend, mis siis paneb paika, kuidas isikuandmeid töödelda. Miks on siis vaja neid andmekirjeldusi ja metaandmeid? No metaandmetest me natukene rääkisime siin juba nende jooniste pealt, tegime selgeks, miks neid vaja on. Aga homme te hakkate kirjeldama neid andmeid, andmekirjeldusi, nendega tutvute lähemalt. Miks neid vaja on? Täna juba oli nendest andmestikest rääkides juttu sellest, et mis te arvate, miks neid vaja on? Üksipulgi vaja andmekirjeldusi. Kui ma neid kasutan, siis nad saaksin nendest andmekirjeldustest või andmetest andmete kohta teada, mis andmetega üldse tegemist, et saaks ka oma eesmärgi saavutamiseks just neid andmeid saan kasutada. Ja. Just, ja kui te tahate, et erinevad süsteemid andmeid vahetavad, siis on eriti oluline just, et need andmekirjeldused, et need oleks, neid oleks võimalik kokku panna jällegi see koostalitlus, eks selleks on tarvis neid andmeid kirjeldada. Siis kui me läheme pabersüsteemist üle ja elektroonilistele süsteemidele ja vahetame andmeid ka ühest süsteemist teise elektrooniliselt juba, siis meil on tarvis ju ka täpselt detailselt kirjeldada,
mis andmed on. Noh, võtame ka kas või see, kui 15 aastat tagasi oli see elektroonilise dokumendi vahetuse projekt, kui avaliku sektori asutused, eeskätt valitsusasutused läksid, nendes juurutati üle XD automaatne elektrooniline dokumendivahetus süsteemide vahel, siis ka alustati ju kirjeldamisest sellepärast, et piltlikult öeldes, kui me ümbrikule kirjutame erinevat moodi, siis ja me tahame, et seda ümbriku edastab üks süsteem teisele, siis need ümbrikud peavad olema mõlemale süsteemile arusaadavad. Et andmehalduse nurgakividest rääkides on nüüd üks esimene ja olulisem nurgakivi ongi need andmekirjeldused. Andmekirjeldus ja metaandmed, need on esimene andmehalduse nurgakivi ja siin kasutatakse siis erinevaid selliseid eeskirju, millest räägib juba Sigrid meile lähemalt. Ei räägi. Et on olemas sellised standarditele toetuvad andmekirjeldused ja mida siis kasutatakse. Eeskätt just võib-olla, kuidas need andmekirjeldused tehakse ka. Kui ei räägi, siis ma homme õhtul näitan, mismoodi, kui me räägime õigusakti masinloetavusest. Metaandmetest siis nii palju, et on sellist 4 metaandmetüüpi või valdkonda, mida siin tasuks mainida. Üks on kirjeldavad metaandmed ehk andmekirjeldused, siis on protsessi metaandmed. Me tegime selle süsteemi kirjelduse ka, et seal on ka metaandmed, mis on vajalikud, siis administratiivsed metaandmed, mida tuleks arvestada ja ka tehnilised metaandmed, mis tagavad siis tehnoloogiliste süsteemide ühilduvuse. Ja selged metaandmed parandavad siis ülevaate saamist andmestikest ja andmetest ja selleks on ka vajalik klassifikaatorite süsteem, mis toimib siis andmekirjelduste osana. Ja klassifikaatorid hõlmavad siis ühetüübilisi objekte. Miks meil on andmestikest ülevaadet vaja? Tegelikult rääkis Sigrid selle juba oma ettekandes rohkem ära, et nimetan siin vaid seda selle tõttu, et ülevaade andmestikest on siis nende andmekirjelduste kõrval ka üks olulistest andmehalduse nurgakividest. Eesmärgid on siis saada tegelik ülevaade sellest, mis andmestikud meil on ja milleks neid kasutatakse ja mis seisus nad on ja nii edasi, nii edasi. Nüüd andmete elukäik ja kuidas me seda haldame. Andmete elukäigust me juba joonistasime, mismoodi see välja näeb, et kui me räägime nüüd jällegi andmehalduse võtmes, siis andmete elukäik ja elukäigu haldus on andmehalduse ka üks olulistest nurgakividest. See järjestus, mul on ta siin niimoodi järjestatud, kui te võtate mingi sellise õpikumaterjalid kõrvale, siis järjestus ei ole võib-olla selline. Mul on nad teadlikult pandud tänast koolistust arvestades, et need teemad oleks omavahel loogilisemas järjekorras, on nad siis numerdatud niimoodi. Et oluline on siis tegeleda protsessi elukäigu haldusega ja andmete elukäigu haldusega ja andmete säilitamisega sealhulgas ka. Ja ikkagi see usaldusväärsuse kvaliteedi tagamine on oluline. Ja ühtlasi muidugi ka andmete elukäigu haldus on ka infosüsteemi üks funktsionaalsust. Eraldi vaade andmete elukäigule on seoses säilitamisega arhiivisüsteemis ja arhiiviinduse poole pealt on ka teatud juhendmaterjali. Need on mul vist antud praegu
seal järgmises loengus, aga me tuleme selle juurde tagasi ka. Et eristatakse siis kahte käsitlust, muutumatute andmete vaade ja siis tõena käsitletavate kirjete vaade, mis on seotud siis põhiandmete käsitlusega, aga mitte ei kattu üks ühele. No siis üks olulisi vajalikke teemasid, millega andmehalduses tegeleda, on kindlasti andmehalduri määramine ja tema ülesannete fikseerimine. Just kui meil on organisatsioonis andmehaldur, siis ta peakski olema vastutav kogu selle organisatsiooni andmete eest, nende andmete haldamise eest. Nii see võiks ju nagu olla. Ja see eeldab ka siis seda, et andmehaldur on saanud vastava koolituse ja ka omakorda andmehaldur koos organisatsiooni muude vastava, kas siis personali alase inimesega korraldavad ka siis vastavaid täiendkoolitusi, et kogu organisatsiooni andmehaldusalast võimekust tõsta. Andmehaldus on seotud ka terve rea riskidega ja ka andmekvaliteedi tagamisega muidugi. Mis see andmekvaliteet on? Siin on paika pandud jällegi üks nurgakividest, et andmehaldus või andmekvaliteet on samuti üks andmehalduse nurgakivi. Ehk siis me võtame 4 nurgakivi kõik kokku. Need on siis andmekirjeldused, metaandmed, siis ülevaade andmestikest, siis edasi andmete elukäigu haldus ja ka siis andmekvaliteedi haldus. Need 4 sellist olulisemat sammat, mis andmehaldusel on. Ja kui me nüüd räägime, mis on andmekvaliteet, siis tavaliselt me võiksime öelda, et see on sobivus kasutamiseks, nii kõige lihtsamas sõnastuseks. Et on koostatud selliseid kvaliteedinõudeid ja kvaliteedikäsitlusi, aga sellist head nagu valdkondade ülest mudelit on kaunis raske teha, pigem on need nagu valdkondade kaupa need kvaliteedimudelid ja näiteks on ka valdkondlikud raamistikud meditsiinile, statistikale või siis piltide osas või nii edasi. Ka andmekvaliteedi probleemidega tegelemiseks on hea juhis olemas, see on Statistikaameti poolt koostatud, Euroopa Komisjoni toel koostatud andmekvaliteedi juhis, mida soovitan kindlasti ka vaadata. Varem oli, võib-olla mõni on teist vaadanud, oli ka RIA-l eraldi andmekogude andmekvaliteedi juhis. Aastast vist oli 2016, aga see on selline, keskendub rohkem just andmestikele ja siis praeguseid ka Euroopa Liidu andmestrateegia põhimõtteid silmas pidades. Andmete töötlemise käigus kindlasti võivad andmed ka muutuda või transformeeruda ja samuti ka andmeanalüüsi käigus nad võivad muutuda. Ja selle tõttu kogu andmete elukäigu jälgimine võimaldab andmekvaliteeti tuvastada pidevalt. On ära toodud siin ka Euroopa statistikasüsteemi kvaliteedi käsitlus, mis vaatleb just teemat 2 osas. Esiteks andmetöötlusprotsessi ja teiseks siis väljundi või toote andmekvaliteedi kriteeriumid. Teatavasti madala kvaliteediga andmetega kaasnevad kõrgemad riskid ja mitmed otsesed kulud ja seetõttu peame tagama, et need andmed oleksid kvaliteetsed.
ja kuidas siis andmekvaliteeti ja andmekvaliteedi reegleid kirjeldada. Kõigepealt esmaseks ülesandeks tuleks teha ülevaade üldse olemasolevatest andmestikest ja ka andmekvaliteedi hetkeseisust. No siin andmestike ülevaatega me juba alustasime ja ka see viitas ka mitmetele kvaliteediga seotud probleemidele, millega oleks vaja teha. Ja üheks viisiks on siis andmete profileerimine, mille käigus siis eesmärgiks on uurida neid olemasolevaid andmeid ja vaadata siis seda 4 vaatevinklist, võib-olla struktuuripõhine, analüüsitakse siis andmete järjepidevust ja vormingulist korrektsust, siis sisupõhine, mis vaatleb just neid andmekirjeid ja süstemaatilisi probleeme siin. Seosepõhine, tuvastatakse andmete omavahelised seosed. Ja reeglid tuleks panna esimesena kirja ja kõige olulisema just põhiandmetele ja edasi reeglite kirjeldamise eesmärgiks on fikseerida siis andmete kasulikkuse, kasutatavuse nõuded. Need reeglid on seotud ka ärireeglitega. Et osad andmekvaliteedi reeglid tulenevadki ärireeglitest. Seetõttu on oluline ka neid ärireegleid kirjeldada. Ja reeglite haldamine, siis reeglid peaksid olema järjepidevalt dokumenteeritud, seostatud andmekvaliteedi dimensioonidega, seotud ärilise mõjuga, andmeanalüüsi poolt toetatud, valdkonna eksperdi poolt heaks kiidetud ja andmekasutajatele kättesaadavad. Siin on näidatud teile andmekvaliteedi mõõtmise ühte mudelit, kus on siis tegemist andmekvaliteedi dimensioonidega, ühekordsus, õigsus, täielikkus, ajakohasus, reeglipärasus. See joonis pärineb andmekvaliteedi juhisest ja edasi siis need dimensioonid jagatakse omakorda indikaatoriteks ja need on siis aluseks selle andmekvaliteedi tagamisel. Kui me nüüd andmekvaliteedi probleemide põhjuseid analüüsime ja mõju hindame, siis kõigepealt me siis tuvastame ära, millised võimalikud andmekvaliteedi põhjused, siis paneme need prioriteetide põhjal nagu järjekorda ja siis hindame neid kvaliteediprobleemi ka ärilise mõju suuruse seisukohast ja siis keskenduma peaks just sellise äriliselt olulistele probleemidele. Mis siis on andmekvaliteedi probleemid? No siin ei ole küll toodud teile ära selline ammendav loetelu, aga te näete isegi, et kõigepealt väga erinevad andmekvaliteedi probleemid võivad olla. Kõigepealt puuduv väärtus või siis mingi vale väärtus või ebatäpne väärtus, väärtusvahemiku rikkumine, ka õigekirjavead ja muud säärased terve rida neid probleeme. Ma jätan need ma jätan need teile siia üles, aga nüüd läheme ülesande juurde. Ole kena, sa valmista need üles. Nii, et me saaksime ka veebis olijatega jagada seda praktilist tööd, siis ma räägin natukene, mida me oleme teinud. Kõigepealt ma palun kohalolijatel hinnata ja analüüsida 2 tabelit. Üks tabel on nagu selline siin, ma pärast näitan neid koosmõjus, ka üks tabel on nagu selline siin ja teine on nagu selline.
Nimelt juhtum on siis selline, et 2 organisatsiooni pannakse, ühinevad ja nende kliendibaasid ka ühendatakse. Ja nüüd oleks vaja siis kui te neid erinevaid tabeleid vaatate, panid need 2 väikest tabelit ka, jah, okei. Eeskätt just vaadake neid 2 väiksemat tabelit, mis teil on siin sellise pooliku kujuga. Võtke need 2 väiksemat tabelit ette, kõrvuti võtke nad ette ja hakake vaatama, mis probleemid on. Et teie organisatsiooni ülesanne on siis teha üks selline kliendi andmebaas. Ja mis probleemid teil tekivad, kui te seda vaatate. Ja siis ma annan teile aega 15 minutit ja siis me arutame seda, mida te olete leidnud ja mida teha tuleks. Nüüd selleks, et veebiseltskond saaks meiega vähemalt osaliselt ühineda, ma olen need 2 tabelit kokku keevitanud. Sellised nad siin on. Nii, ma katsun natuke. Ei, enne oli vist parem oli. Ei, ma lähen tagasi selle poole. Liiga väike on teile muidu. Et veebis te näete siis ka, et siin on näha kohe nüüd need erinevad tabelid. Näete, siin on 1 tabel ja teine tabel tuleb teist tabeli lõppu ma ei näe siin, aga põhilised murekohad te näete siit juba praegu selle tabeli kuju põhjal ära, mis probleemid on. Tänan. See on mulle või? Oi, kui tore. Ega sa ei teinud enne tööd, kui oli teada, kui palju on vaja teha või tegid juba ette ära? Tegidki nii palju või? Oi, siin on küll vaeseke. Et siin on nüüd need tehtud mul küll Tallinna keskselt, aga ärge sellest väga eituge, need vead tulevad seal, need on nii ilmselt, et te näete neid ükskõik, kas te olete Tallinna inimene või mitte. Kas sa tahad ka vaadata? Ma luban sulle. Ei huvita. Kuidas sind ei huvita? Vaata, kas sinu aadress on ka siin või? On kuskil või? Ega Otsa tänaval ka 86 ei ole. Köhlerit ei olnud rohkem või? Köhler. Jott Köhler. See sul on. Ma luban. See on tead nagu see Õismäe, see suur maja, kus on nagu kõik hästi ka palju korterid, see suur ringis läheb, see on see maja. Päris valgas oled.
siis kohe näete, mis probleemid on. Koristan selle ära, aga seal selle ekraani peal, seal seal selle peal. Et ekraan, et seal värvima või? Okei, see on hea mõte. Ja, see on kohe, see on hea mõte. Okei, seda teemegi. Kas tahad sina teha seda või ei taha? Ma võin teha seda, kui sina siin ees räägid, siis mina võin seda. Ei, no aga mis me võime seal koos rääkida. Mida ma räägin? Okei, no. Tee see. Tahad, teeme koos. Ei tea, mis me teeme koos? Ei, ma vist ei tea, kuidas on parem. No see on ikka palju. Kui sul mingit muud rääkimist on vaja teha. Ei, no muud ei ole. Aga kui sul ei ole, siis fikseerida, kui kohe selle fikseerida. Ma näiteks hakkan nüüd otsima, kus ma selle värvi see on natuke ülespoole, vist saab seda. Ei saa või? Ei saa. Natukene saab ülespoole. muide, sul ei ole Kööli tänaval ühtegi õiget Ei ole või? nimetust. Kõik on valesti. Mida siin ei ole vist ei ole. Ei, siin vist köölerit polnudki või? Ainult siin on. See oleks, kui jutt oleks ees, eks ole. Aga siin on Köhler ja Köhler. Õige tänav nimi. Aga siin on väga hea, on nagu see tänav, mulle see meeldib väga. Muide, kas sa tead? Kuskilt saatsid teadust selle asutuse mingit kirjastus, mis siin ma ei tea, kas 20 enam oli 2009. Ma muud ei pannud, ta vist jah, ei ole kust mina tean? See on küsimus, eks ole, kas on eramaja või siis on korter panem. Sihi tänav, ei Sõpruse puiesteel ei olnud üldse maja ega korterit. See vist oli eramaja. Jah, mul üks pappi tuttav, kes käis tegelikult, ma arvan, et ta on nüüd surnud. 5 aastat vähemalt. Mida? Jah. Loomulikult siin on veel neid. Tallinn. Ja siis on veel Tallinn.
natuke aega. Mis kell sa alustasid? Mis kell ma alustasin? Selle tööga. 22 minutit on mul aega. Praegu. Vist sul oli mingi 3:42. Jah. No siis on 15. Seda peab tähele panema. Mitte XML, vaid selle Excel tabeli, mitte selle, vaid need ise vormikusse, kuidas genereeritud. Tegelikult oli lõpp aga pool tundi, pärast oli see kokku 20. Nii et sa võid rahumeeli. Kuidas tundub, kas hakkame arutama, mis edasi teha nendega? Minema visata? Tee homme uus, palun, et väga punased. See ongi me mõte. Nendega me homme muide jätkame. Ärge nagu, teie ei pea jätkama, mina
teen nendega vormingute osas, ma kasutan neid samu tabeleid, aga Exceli tabeliga me jätkame ka. Nii, hakkame siis vaatama kõigepealt, mis mulje teil tekkis, mis kõige nagu selline esimene probleem oleks, millega tuleks tegeleda. Lihtsalt copy-paste tehtud ja mitte midagi üle vaadatud ega töödeldud ega analüüsitud ega lihtsalt võetud ühest teisest tabelist ja pandud nagu lihtsalt. Ja nii see on mõeldudki, et ühe asutuse andmed olid sellised ja teisel olid sellised ja nüüd ülesanne, et kuidas me nüüd kokku paneme, kuidas me teeme nagu ühe nendest, no mis kõigepealt tuleks nagu, millest nagu tuleks alustada. Nii. Alustaks nimedest, et selle filtri loomine, et ei alguses on see pealkiri. Vot õigus. Pealkirjadest alustaks. Ja see on õige. Mis nüüd siin ei klapi? Just need väljanimed, need ei klapi, eks ole. Näete, seal on klient. Nii. Nii, et siin on antud nimi ja siin on klient, eks. Järgmine on, seal on maakond ja siin on maak, eks. Siin on asula ja seal on linn. Siin on tänav ja siin on tänn. Siin on maja nr ja seal on maja. Edasi korter ja krtnr, eks. Iseenesest need võiksid nii olla mõnes sellises kliendibaasis küll. Nii, et need peaks siis nagu ühtlustama, eks. No see, kuidas me nagu ühtlustame, see nüüd sõltub jällegi, kui on tegemist ainult nende kahe organisatsiooniga. See üldse mingil kujul nad ei puuduta kedagi teist, siis on suva, mida me võtame aluseks ja milles me kokku lepime. Kui nüüd aga potentsiaalselt oleks vaja, et võib-olla teiste analoogiliste asutustega või ka kuidagi seda infot vahetada või siis oleks vajalik nagu hakata kokku leppima ka teistega vaatama, mis ka mujal on tehtud, eks targem oleks ju. Nii, okei, selle teeme ära ja mis edasi, mis mured siis tekivad? Topeltnimed. Nii. Nii. Andmebaaside juures mõeldakse seda primaarvõtti, see ainuomane identifikaator, siit on ka puudu. Jah, kui ta oleks seal isikukood näiteks kohe juures, et siis me saaksime kohe näha, mis vahe on. Jah, aga siin tuleb juba nende puhul, kus need mitu ühesugust nime, siin oli, eks ole, siin on üks nendest, kus on kaks ühesugust isikut, üks Mihkel Saar, eks ole, topelt. Ja kui me läheme neid jooni mööda edasi, mis me siis näeme, korterinumbrid ja majanumbrid, nendel ka kattuvad, eks. Vahe on siin, mis viga on ja miks see tekkinud on. Et vot sellised asjad. Nüüd veel, mida te veel võite näha? Mis murekohti veel on? Kuidas on pühendatud näiteks mõned aadressid? Et mõni on pühendatud seesama Georg Otsa. Ja, Georg Ots, eks ole. Ja siin on G. Otsa tänav, jah. Nii, kui te oleksite Tallinna elanik, siis te ilmselt, ma ei tea, kas te teate, kus Georg Otsa tänav asub? Ja just, kas seal võiks olla 86 maja? Kindlasti mitte, et järelikult see on ka vahe. Siis, Lenini puiestee. Ammu ei ole meil sellist enam, kuigi mu kolleeg ütles, et alles hiljuti oli tulnud kusagile mingi Lenini puiestee aadressiga kiri. Siis Kööleri tänav, praegu siin ta on sellisel kujul, Kööleri tänav. Ühtegi õiget siin muide ei ole. Et tegelikult kui siia oleks J-täht ees, siis oleks nagu okei. Aga maja number 2222, kindlasti on viga isegi
kes Tallinnat üldse ei tunne, teab seda, et nii kindlasti ei saa olla. Siis, ja noh, neid siin Tartu maantee, eks. Siin on Tartu M, eks, Rävala puiest, BSD, Rävala puiestee. Et võt sellised asjad tuleb nagu ühtlustada, ka see Sütiste tee ja siis see Koidula, L-Koidula ja nii edasi. Siis on veel probleemid on ju ka sellega, noh näiteks siin on kollane, eks. Et siis siin on maja number selline, see on päriselt kohe on muide selline koht. See on seal mere ääres, Rocca al Mares, seal on 2 sükest heledat torni ja need ongi number 5 on maja number ja torn 1, torn 2, mõlemal tornil hakkavad numbrid 1 pihta. Et siis, no siin on, eks ole, X on millegi pärast läinud hoopis, on hoopis. Ühel on tühi lahte, jah, on X. jah. Kas siis peaks, kui ta on tegemist majaga, siis võiks olla nagu ühtemoodi see kirjeldatud? Just, ja ka siin, eks ole, ka on 5A näiteks ka. Et ka see on tõenäoliselt nagu arvutile nagu arusaamatu. No need nimed on, need ma lihtsalt panin nagu panin. See ei ole tegemist mingi päris asjaga. No siis muidugi siin, kui vaatame maakondi ka, näiteks Harjumaa, siis osad on lihtsalt Harju ja siin on Harjumaa 1A-ga ja Tallinnat on ka erinevates. Seal on laiem probleem, sellepärast, et seda Harjumaad ja seda kasutatakse väga palju, aga maakondi teadupärast enam ei ole. Just. Ja, aga neid ikkagi kasutatakse ja igal pool läbivalt kohe. Kui te saadate kuskil, eks täidate mingi ankeedi, seal on kohe öeldud, mis maakond. Ja registritega on samamoodi, kui lähed kinnistusraamatusse, seal lükkab ka kohe maakond. Just. On säilinud. Jah. Näiteks kui nad tabasid. Aga samas, kas andmete rohkusega, kui on tegemist sellise tabeliga, kus on ainult Tallinn sees, kas on sellel üldse vajadus sellisel real seal tabelis? On Harjumaaga tegemist. Kui see on ainult Tallinn. Ja ka see on, eks ole. See on nagu juba liiga palju sulle, et see üldse kõrvaldada. Jah. Ja peale selle, eks ole, siin on ma vaatan, kus seda vist ei tule siin. Vaadake, mis siin on kirjutatud hoopis. Muidu oleks kõik nagu sama, aga kui te tähelepanelikult loete seda, see on siin Anne Laht. Tellinn on, eks. Nii et noh, esmapilgul tundub, et nagu polegi mingit muret, et sellised probleemid on. Et näete, andmekvaliteet on ülioluline ja muidugi eriti just selliste kokku-lahku organisatsiooniliste lahenduste puhul, et kui organisatsioonid pannakse kokku või lahutatakse või siis ülesanded pannakse kokku ka erinevatel organisatsioonidel või et see on tavapärane asi. Nii. Nii, küsin nüüd ka, et mis te arvate, mida tuleks nagu teha? Mida me saaksime nagu kõige lihtsamini teha? Kuidas? Nii? Mul on registri lõus järg. Jah, tuleb need registrilised kokkulepped, tõeallikas on rahvastikuregister ja uus päring sinna ongi. No vaat, näete, head mõtted kohe, mida teha selle nimekirjaga. No seda ei tasu teil nüüd tegema hakata. See, kui me homme selle tabelitega edasi toimetama, siis sellest meile täiesti... Tähelepaneliku kodaniku kiri, et miks minu andmeid on 2 päeval järjest päritud. Jah. Sellepärast, et me tahame talle mingit jõulutoetust. See talle sobiks kindlasti. Ja, jõulutoetus meile meeldiks. Jah. Et okei.
et aga see, mis me nüüd homme sellega edasi teeme, need vigased andmed seda varianti ei häiri. Aga täna oleme me oma pika päeva ilusasti ära kuulanud ja küsin nüüd, et kas keegi midagi küsida tahab ehk lõpuks. Organisatsioonis andmehaldur. Kas see vaene või õnnelik andmehaldur peab siis kõigega hakkama saama? Kuidas see siuke filosoofia või kontseptsioon võiks olla? Olla selline andmehaldur, aga siis sotsiaaltöötaja või maakorraldaja või ma ei tea, haridusosakonna juhataja. Kas tema ei pea andmetest ja andmete kvaliteedist siis üldse midagi teab? Tema saab öelda, et see on andmehalduri asi. Tema siis teeb ja kui on siin probleem, siis tule ja tee korda. Täiesti õigustatud küsimus. Kuidas teised arvavad? Minu paar korda ma nagu nimetasin seda vastust teie küsimusele. Kuidas teil meelde jäi? Kas andmehaldur peab selle kõik nagu tegema ja mida ta? Meil on ikka niimoodi, et igaüks sisestab ka mingit dokumenti, aga vastavalt sellele igaüks ka peab küsima, kuidas neid sisestada, ehk siis Amfora puhul tehakse ikkagi koolitus, et kuidas selle kategooria asju või dokumente tuleb nagu ikkagi üles panna. Mina olen küll see, kes avalikult teavetas iga päev iga hommik võib üle kontrollida, kas kõik on enam-vähem korras ja õigesti, et see kontroll võiks olla, aga samas nad peaksid ikkagi enam-vähem teadma, mida nad avalikustavad, mida kuidas nad seda registreerivad. Nad peavad seda oskama, sest muidu on see mõttetu üldse sinna registreeritud. Sama hästi nad võivad kõik andmed mulle ju saada, siis lõpuks mina registreerin. Aitäh, jah, see on väga hea tähelepanek. Et me rääkisime siin sellest, et andmehaldus peab olema selline süsteemne ja kogu organisatsiooni hõlmav. See on üks põhimõte. Siis peavad olema, need põhimõtted peavad olema paika pandud. Need põhimõtted peavad olema lahti kirjutatud kuni nende ametikohusteni välja. Et piltlikult öeldes mina töötan mingis osakonnas ja vastutan mingite andmete haldamise eest. Aga siis andmehalduri ülesanne on panna paika need põhimõtted, jaotada ära need vastutused ja viia need vastutused ka nendesse ametijuhenditesse ja töökirjeldustesse, et igaüks omal kohal teaks, kuidas mina oma kohalt oma tööd tehes tagan kogu organisatsiooni andmehalduse. Mõnikord on küll nimetatud, et andmehaldur oleks nagu organisatsiooni andmete omanik. Seda tuleb mõista niimoodi, et tema on nagu hea peremees, kes tagab, et see süsteem funktsioneeriks. Eks? Et kui me vaatame veel vastutusi, eks organisatsiooni juht, temal on üldvastutus, eks? Temal on vastutus selle eest, et ta paneb paika andmehalduri, kes omakorda teab, ta on spetsialist, ta teab, et ma pean vaatama ära, kus andmeid hallatakse, panema need reeglid paika, jaotama need vastutused ära, eks? Ja organisatsiooni juhi ees vastutab ta selle eest, et see töö on nagu tehtud. Eks ei ole niimoodi, et andmehaldur ju vastutab igasuguse andmetega tehtud eksimuse eest. Et vaid see konkreetne vastutus lasub ikka sellel töötajal, kelle tööülesanne see on. Samamoodi on ka muudel aladel, näiteks ka dokumendihalduses oli ju enne ka samamoodi, ega siis dokumendihaldur ei vastutanud kõikide dokumentide eest või siis ka andmekaitse ja isikuandmekaitse. Ka on nii, et pannakse ju andmekaitse spetsialist paika ja isikuandmete eest ta vastutab, aga siis, kui läheb kusagil eksitakse selle vastu, siis ikkagi vaadatakse punkt 1, kas on need vastutused fikseeritud, kas nendele inimestele on teada antud. Kui me ainult vastutused fikseerime, inimestele midagi ei ütle, siis sellest ei juhtu ka midagi, vaid vastutused peavad olema paika pandud, inimestele peab olema see teada antud, nad peavad täpselt teadma, mida nemad organisatsiooni eesmärkide täitmise jaoks teevad.
et see süsteemsus on see just, mis tagab. Ka on küsitud koolitustele, et kas on olemas selliseid, ka praegugi veel väga tahetakse, et ostame uue süsteemi, ostame mingi tarkvara, mis paneb meil kõik asjad paika. Ei, sellist asja nagu ei ole. Et süsteem tuleb organisatsioonil endal paika panna ja tagada, et seda täidetakse. Vastasel juhul ei juhtu midagi, et ükski toode, mis turul on, ei garanteeri teile, et te organisatsiooni andmed on hallatud. Ja muidugi täpsus ja korrektsus ja kõik, nagu te nägite nende andmete puhul ja omavahel kokku leppimine, et see on väga eluline näide. Näiteks ka, kui me läksime, jälle ma toon näiteks selle elektroonilise dokumendi vahetuse, siis see projekt algas sellest, et kõigepealt kirjeldatigi või kogutigi andmeid kõigist valitsusasutustes. Valitsusasutused on need, mis on ministeeriumide allasutused, eks. Valitsusasutustest nende dokumendiregistri andmed ja just need väljad eriti. Ja siis me panime need ühte suurde saali niimoodi A4 formaadis lehtedele prinditud ja panime niimoodi ritta ja see pilt oli kohutav. Samu asju, nad ju kõik olid, samade asjadega tegeleti, samad väljad. Ja need ei olnud nagu omavahel haagitavad. Aga eesmärk oli selline, et me saame üksteisest ja et need masinad saavad üksteisest aru. Ja süsteemid saavad üksteisest aru. Praegu sellega enam probleeme ei ole, aga see võttis aega 10 aastat, kui see läks. Et mis ma tahan, et kui te lähete siit ära koolituselt, ka mõelge selle peale, et miks see vajalik on. Ja veel üks asi mul jäi meelde, kui Sigrid rääkis nendest ja kui te vastasite siin ka need andmestike tuvastamise osas. Vaadake, ühest küljest on, kui te nüüd teete ülevaadet oma andmestikest, mida siin oli ka öeldud, mis on andmehalduse üks nurgakivisid, siis te vaadake ühest küljest sellest seisukohast, mis organisatsiooni jaoks on vaja. Eks? Ja teisest küljest ka, mis minu kui inimese jaoks on vaja, ehk minu ja teiste kõigi inimeste jaoks. Näiteks, transport. Siin oli see transpordi info, need andmestikud. Et üks asi on see, mis organisatsioonile vaja on, aga ma tahaks võib-olla, eks ju liikuda Tallinnast, ma tahaks sõita kuskile Valgamaale näiteks. Ma tahaks, et see info oleks mulle ka kättesaadav, eks. See ei ole palju tahetud. Et ma ei kuidas? Ja, et selle jaoks on vajalik nende avalikustamine. Samamoodi me rääkisime nendest hariduse andmetest. Samamoodi. Me kolime ära teise kohta. Mu laps jätkab võib-olla seal kooliteed. Ja need on asjad, mis ei ole mitte, et andmed ei ole mitte ainult meie organisatsiooni jaoks. Need, eriti kui me töötame avalikus sektoris, need on meie kõigi jaoks. Siin on vaja ainult vaadata, mida võib avalikustada. Siis jäi nagu selline mulje veel teie arutelust, et küsimus on juurdepääsu piirangutes. Et kui on isikuandmed, siis üldse juurde ei saa. Aga panite tähele, me enne rääkisime anonüümimisest. Me võime ju teatud andmed kinni katta. Meil ei ole ju vaja kõigi hariduses kõiki andmeid, vaid meil on vaja, need ei pea olema ju isikustatud andmed, vaid võib olla niimoodi, et isikut ei ole tuvastatav. Me räägime muidugi homme sel teemal veel edasi ka, mis nõuded on. Et mõelge siis teiste peale ka, eks ole. See, miks on Euroopa Liit võtnud suuna andmete avalikustamise suunas ja ühtlustatud avalikustamise suunas ja ka Eesti selle järgi on sama järginud, ongi just sellepärast, et need andmed oleksid meie kõigi jaoks, mis võimalikud on. Eks näete, COVID-i andmed, need võeti ju kust? Need võeti ju meie digilugudest ja nii edasi.
aga meie neid isiku tuvastamist me sealt kaudu ei tee, aga meie andmeid ju ometi kasutati. Sama rahvaloenduse materjalid samamoodi, eks. Nii, aga nüüd me oleme tänase päeva kõik ilusasti läbi kuulanud ja ma tänan teid selle päeva eest ja homme siis jätkame hommikul. Ja palun jah, et arvutid oleks homme ka kaasas. Homme kindlasti me teeme arvutiga tööd. Aitäh teile. Kõike head.